see oli intensiivne transformatsioon läbi erinevate lühikeste protsesside. Minu jaoks oli üllatav, et need ülesanded, protsessid olid hästi lühikesed, samas need läksid nii sügavale tasandile ja mingid neist olid sellised, mida ma ei oska nagu seletada ise, et kuidas kas need päriselt minuga toimisid või kuidas need toimisid, aga ma tunnen, et need toimisid ja ma tunnen palju kergemini. Mina tulin sellele koolitusele väga kindla eesmärgiga, et parandada oma väljendusoskust. Ma tundsin sügavalt puudust sellest, et ma ei oska ennast väljendada nii, nagu ma tahan. Ma iga kord tundsin ennast halvasti, sest inimesed ei saanud minust nagu aru või tõlgendasid mind valesti. Ja minu taotlus oli väga selge, et ma õpin väljendama ennast ausalt, armastavalt ja öeldes siis välja tõde. Et ma tundsingi, et see tõe väljaütlemine on nii keeruline, et ma teen seda alati läbi lillede või ma ei julge inimestele haiget teha, et aga kuidas just leida see kontakt oma kehaga, et seda tõde öelda nii, et see jõuab inimesele kohale. No ma loodan, et ära on võtnud kas nüüd just kõik, aga suure osa minu ämblikefoobiast, mis on olnud tõsine. Ja ma tegin tööd ka oma hirmuga, et ma ei julenud ujuda veekogudes, jõgedes, järvedes, kus ma ei näinud põhja. Ja me kaevasime välja mingi mälestuse kuskilt lapsepõlvest, kus mu vanaema rääkis lugu, kuidas pikkade juustega uppunud tüdruk tuli ujujale kõhu alla ja viis ta endaga kaasa põhja. Et üsna õõvastav, et ma olen sellega elanud nii kaua ja ma tõesti ei olegi ujunud mujal kui paar korda aastas basseinis, aga ma loodan, et see muutub nüüd, et ma saan oma lastega koos ujumas käia. Ausalt öeldes see seminar on selline, mida ma soovitaks tõesti kõigile inimestele, kes tahavad olla head suhtlejad ja ma arvan, me kõik tahame olla head suhtlejad. Kõik need pisikesed miniprotsessid või metoodikad, mis me läbi tegime, need andsid mitte ainult seda väljendusoskust, võimalust mängida oma tonaalsuse, keha, sõnadega, vaid tervendada nii palju minus endas neid vanu mustreid, vandeid, mis on iganenud või ei teeni mind enam. Ja see oli niivõrd nagu ühest küljest lihtne, aga teisest küljest nii sügav ja võimas, et raske on neid seda sõnadesse panna. Lihtsalt see tulemus viimasel hetkel siin, kui see üritus läbi sai, olles seal lõpuringis, siis pisarad tulid silma ja see energia, see uus teadlikkus minu sees, see voolas minu sisse niimoodi, et see oli nagu täiesti ehedalt tunda. See oli nii võimas tunne. Ja ma soovitaks seda ka ausalt, ma ei tea, kellele ma ei soovitaks seda. Kõigile soovitaks, sest ma arvan ka neile inimestele, kes arvavad, et nad ei ole spirituaalsetest asjadest huvitatud. See on väga tavapsühholoogia või mingid oskused, mis sa õpid siin. Et kõigile soovitan.